Minu nimi on Eerik Rüütel ja mina olen psühholoog. Ja ma ei ole alati olnud selle tiitli kandja. Et mingisugune hetk ma olin kliiniline psühholoog, mingisugune hetk laste turvakeskuse osakonna juhataja, mingi hetk Tallinna vangla asedirektor, Sisekaitseakadeemia õppejõud, kommertsdirektor ühes eraettevõttes ja tsiviilmissioonide ekspert Euroopa Liidus. Aga jah, viimased ikkagi kuskil 12 aastat aktiivselt psühholoogia praktikas ja töötervishoiu sektoris tööheaolu suuna peal tegutsenud. Ja täpsemalt, et mida ma siis teen? Ma olen Aditsere psühholoogilise konsultatsiooniagentuuri juht ja meil on Eestis 8 psühholoogi. Miks ma ütlen niimoodi? Meil on üks Ameerika psühholoog ja tegelikult on üks Türgi psühholoog, aga nendega meil on veel asjad sellises arenduses. Et mida teeb Aditsere? Aditsere on suurte organisatsioonide psühholoogilise toe partner. Meie olemegi need psühholoogid, kes siis tõttavad appi, kui on mingisugused kas siis isiklikud kriisid või organisatsiooni kriisid. Et seal ei ole ainult see, et psühholoogiline tugi, et ta on ka selline sisemiste konfliktide lahendamine, igasugused inimsuhted ja asjad. See on siis see, mida me teeme. Aga mõtlen huvitav, kas keegi kasutab seda punast nuppu ka, et minna tagasi korraks. Psühholoogia ei ole olnud nagu selline otsus minu jaoks. Et ma ütlen ausalt, et ma kunagi õppisin selle samas koolis siin psühholoogiat ja mingisugune hetk ma astusin korraks ka Tartu Ülikooli ja selle hetkel, kui ma lõpetasin psühholoogia, ma tundsin, et aitab kõik. Et mul ei ole vaja seda, ma teen midagi muud. Aga elu oli kuidagi selline huvitav, et see psühholoogia ise otsis mind üles. Et ma põgenesin täiesti Ameerikasse. Aga isegi sealt ta tuli mulle järgi ja tõi mind tagasi. Ja võtta, see on selle tänase minu sellise sõnumi üks osa. Et miks me oleme siin ja miks me seda tööd teeme, mida me teeme. Et täna hommikul ma vaatasin järjekordselt mingisugust sotsiaalmeediast tuli jälle viskas ette öise pommitamise jälle Ukrainas ja kuidas seal täpselt sama vana laps sai surma, nagu mul on praegu kui kõige noorem poeg. Ja ma mõtlesin, et see, et mind ajab segadusse praegu see teema, mida ma teile ette valmistasin, mul oli hommikul väga suur frustratsioon, sest ma tahan teile rääkida täna psühholoogilisest heaolust ja psühhosotsiaalse kaitse tugiteenustest Eestis. Ja ma olin frustreerinud, see teema on nii lai ja nii killustunud. Ja siis ma vaatasin seda videot, mõtlesin, et tegelikult vahet ei ole. Tead, et lasta olla killustunud. Et vähemalt meil on taevad rahulikud. Teate, seda ütlevad ukrainlased kõige rohkem. Et nad ütlevad, et jah, et siin on nagu rahulik taevas. Mida võiks tähendada, kui Ukraina põgenik ütleb rahulik taevas? Mis see tähendab? Jah. Asi ei ole nii palju plahvatustes, kuivõrd selles, et raketid lendavad üle pea. Raketid lendavad kuhugi, eks ju. Et see on see põhiline värk. Nii et ma olen teinud psühholoogiat põhimõtteliselt kogu oma elu, aga erinevatel positsioonidel juhtinud seda teemat nii avalikus sektoris kui erasektoris ja nüüd ma olen siin teiega koos. Ja räägin sellest töö nagu tervishoiu all olevast siis psühhosotsiaalsest vaimsest tervisest, eks ju, ja töö heaolust. Seda pilti on vist kõik näinud, eks ju. Ma ütleme nii, et me oleme siin ikkagi sama sektori inimesed, eks ju. Te teate seda pilti, eks ju. Noogutame, eestlased on sellised mitte noogutajad tüübid, et noogutame korraks, siis tea. Et ma ütlen teile ausalt, et see pilt mulle pole mitte kunagi meeldinud. Selles mõttes, et ma saan aru, et see on vajalik ja me peame teaduses ka nagu süstematiseerida asju, aga ta minu jaoks natuke võib-olla
võib-olla värvivalikus nagu külm. Et selles mõttes nagu psühholoogia ja sotsiaaltöö ja see, mida me teeme, on natuke teist värvi minu jaoks ja ma ei taha ainult värvidest rääkida. Et kui ma vaatan seda pilti, siis ma mõtlen ka selle peale, et millises kastis mina oma nagu tugiteenustega siis nagu paiknen. Ja ma vaatan siin, et psühhiaatriline statsionaarne abi kindlasti mitte, et arstid toimetavad seal, psühhiaatriline ambulatoorne mitte, vaimse tervise spetsialiseeritud abi kogukonnas. Juba hakkab minema vaikselt segaseks. Kindlasti siin on inimesi, kes on selle pildiga rohkem nagu tuttavad, aga ma kaon kuhugi ära siia esmatasandi vaimse tervise teenused, kogukonna tasandi formaalsed teenused ja nii edasi. Ja siit, kui ma vaatan nagu teenusepakkuja selles mõttes seda pilti. Kui ma vaatan, kui abivajaja, siis ma korraks küsin teie käes ka, andke mulle käega märku, kes ei näe, mis siin kirjas on, kes ei tea, mis siin kirjas üldse peab olema. Kes ei näe praegu? Tagant ei näe teksti vist. Ega ei näe, jah. Siin üleval on see loogika on siis selline, et siin üleval on sellised, tead nagu, see püramiidi mõte on selles, et üleval on siis arstiabi või meditsiinilised teenused, mida siis antakse nendele, kellel on juba tead nagu selline patoloogiline seisund, ehk siis, et ta vajab meditsiinilist sekkumist ja allpool on need, mida siis argipäeva inimesed võibolla vajavad keerulisel hetkel. Eks ju. Et mu küsimus on selles mõttes, et kuidas te tunnete ennast viimase näiteks, võtame aasta jooksul, et siin kõige alumine tasand on enesehoid ja eneseabi, eks ju, selline ennetuskategooria, viimase aasta jooksul, nüüd kohe aasta läbi, eks ju, 2024, üsna keeruline aasta. Finantsiliselt raske, igasugune, tead nagu see Ukraina sõja nagu selline vari on, eks ju, küljes. Mis kõrgusesse ma ära käisin, millist abi ma vajasin, et oleme korraks ausad siin, eks ju, selles mõttes, et vaatame, kas me saame olla ausad. Tõstame käed ülesse, kes sai psühhiaatrilist statsionaarset abi. Tõstame käed ülesse. Sa olid ikkagi kuskil keskuses sees. Okei, julge, aitäh sulle, nii, anonüümselt kohe kaotame ära sind, jah, väga hea. Kas keegi veel kuskil? Okei, väga hea, nii, statsionaarne, nii. Psühhiaatriline ambulatoorne ravi, ehk siis ma käisin psühhiaatri vastuvõtul ja muudeti mu antidepressandi prescriptionit natukene, et eelmine ei töötanud, eks ju, nüüd pandi see mitte see, mis blokeerib, vaid see, mis inhibeerib, eks ju. Serotoniini. Nii, okei. Esmatasandi vaimse tervise teenused, kogukonna tasandi formaalsed teenused. Rohkem käsi tõuseb. Nii, lähme alla. Nii, mitteametlik tugitegevus kogukonnas. Kogukonna all mõtleme ka igasugust sellist kogukonda. Nii, et nii, kätemeri, seal keskel on entusiastid, jaa, kogukond, eks ju, niimoodi, väga hea. Ja enesehoid ja eneseabi, suurepärane, näete, et ühesõnaga see püramiid toimib, et ta värvi mõttes nagu võib-olla mulle ei meeldi, eks ju, ta võiks soojem olla, aga see püramiid toimib, eks ju, niimoodi. Suurepärane. Nüüd, kui me oma tiimiga Aditseres me teadsime, et meil tuleb, meil Eerikul tuleb siia tulla ja teiega rääkida ja siis ma ütlesin ka oma tiimi inimestelt, kuulge, et paneme kokku väikse nagu analüüsi ja teeme ükskord nendele sotsiaalne inimestele selgeks, mis tegelikult toimub. Et mis tegelikult toimub, sa võid naeratada selle peale, see oli nali. Et kes mind veel ei tunne, et ma teen ka nalja. Et see mõte oli selles, et tahaks nagu saada selgust, et mis siin peidus on tegelikult, on ju. Et minu jaoks, ma üsna selgelt saan aru, kus on nagu selles mõttes psühhiaatriline statsionaarabi, eks ju. Ma saan aru, et see on Seevaldis ja eks ju Viljandi küljel. No kuskil on võib-olla veel väiksed kolded. Aga et siin see enesehoid ja eneseabi on ülimalt lai. Ja ta nii ongi, on ju. Ja me tegime siis tiimiga sellist tööd, mul täpsemalt üks hea kolleeg, teda kohe praegu välja tooma ei hakka, aga ühesõnaga töötas mitu päeva ja niimoodi palehigi skaneeris koos ChatGPT-ga selles mõttes nagu internetti ja kõiki avarusi ja otsis välja Eesti kõik
psühhosotsiaalsed tugiteenuse pakkujad. Ja siis me tegime sellise nagu 2 listi, on siin kuni 83, mis tuleb välja, jah, siin on ka Ants Rootslane sees. Eks ju. Ja siin on mitte ainult Ants Rootslane, siin on ka tegijad nagu Synlabid ja tead nagu erinevad haiglad ja niimoodi me tegime mõnusa mappingu, et et kes on, ärge pildistage, see on meie copyright. Ma teen välja. Ja minu eesmärk oli tegelikult, et see on alusdokument, et ma teen sellest ilusa süsteemse pildi, et näidata teile, mis toimub psühholoogiliste tugiteenuste maailmas Eestis. Et kus on mis? Kus on personaalmeditsiin, erameditsiin, kus on igasugused kindlustuspaketid, kus on STEBI, kus on tead nagu psühhiaatria kliinikud, kus on psühholoogide kliinikud, kus kohas on kliinilised psühholoogid, eks ju, kõige olulisemad justkui psühholoogias abistajad nii-öelda, kus on nõustajad, kus on sotsiaal igasugused laiemad teenused, nii-öelda laiem abi ja kus on ka kogemusnõustajad, eks ju. Et mingisugune hetk me liigume ka sinna poole, et kus see distsipliin hakkab nagu varieeruma. Et miks ma praegu näitan teile seda pilti on see, et sellega, see oli mu peavalu. Kui ma hakkasin vaatama, mida keegi teeb, siis ma nägin seda, see ei mahu 2-dimensionaalsele PowerPoint presentatsioonile. See loogika on multidimensionaalne. Saad mis ma mõtlen selle all? Ma ei saa panna selle ühele pildile ja kõige lähedasem pilt, mida ma sain siit luua teie jaoks, on siis selline veel suurem segadus. Mis siin on? Siin seda halli värvi pole väga näha, aga ma püüan teile seletada, mis ma siia nüüd panin siis. Siin on tegelikult nüüd visatud ühele joonisele mitmed nagu kategooriad, mis alati nagu ei pruugi võib-olla ühel joonisel olla. Aga tulge muga korraks kaasa siia. Me praegu ei räägi isiklikust ega tööorganisatsiooni mingisugusest nagu sellisest, ütleme siis tasandi sekkumisest. Me räägime sellest, et mis üldse on indiviidi jaoks oluline töö heaolu kontekstis. Ja me räägime üldisest psühholoogilisest heaolust siis. Ja mitte ainult psühholoogilisest. Ja me näeme siis siin seda, et siin on laser, nii. Et me näeme siin seda, et ma panin siia 2 nagu sellist kerget dihotoomiat. Et ühel pool on vaimne tervishoid, teisel pool on vaimne heaolu, füüsiline tervishoid, füüsiline heaolu ja see keskmine tasand on selline, mis natukene, mis mulle kui psühholoogile sobib üldse nagu paigutamaks asju. Ehk siis see toetub sellisele maailma mõistmise loogikale, et on põhimõtteliselt 3 sellist nagu väärtustasandit. On asjade loomine, asjade säilitamine ja siis mingisugune ennetus, eks ju. Et see on ka maja ehituses on sama loogika. Et aga seal keskel on siis see säilitamine. Eks ju, kes must juba aru saavad, võivad nagu noogutada, et midagi nagu juba ja see tundub mul nagu Aga ta ongi niimoodi, tead nagu, sest et ka teadlane minu sees ütleb ka, et oot, kas nad ikkagi mahuvad ühele dimensioonile, eks ju niimoodi. Aga oodake veel. Ja ma panin 2 joont siia ja spetsiaalselt ei pannud sinist joont, sest need on soojemad jooned, aga see mõte, mis siin on siis see, et kui vaatame ülemist plokki ainult, et säilitamine tähendab sisuliselt seda, et meil on mingisugune tead nagu geneetiliselt antud pakett, mida me oleme pärinud, see keskkond, kus me oleme kasvanud, on seda aidanud siis vormida. Natukene mõned, kas siis nagu ütleme siis nii psühholoogilise isiksomadused on natukene kuskile pööranud keskkonna tõttu, kuigi ta on väga paljuski nii-öelda geneetikas kinni. Samas ka füüsilise tervise nagu näitajad pööravad keskkonna järgi. Ja nüüd me olemegi see inimene, kes me siin oleme siin saalis. Ja me püüame säilitada seda. Kuidas me püüame säilitada seda? Me lähme sööme lõunat ja joome vett ja nii edasi. Et see kõik on okei. Me elame oma elu. Ja nüüd on pingeline aeg. Ma jõudsin siin Karmen, kas Karmen on siin kolleeg mul Sotsiaaltöö instituudist? Ei ole, okei. Et läks vist minema ja. Et just rääkisime siin ees, tead nagu pole ammu näinud 11 Karmen Torosaga. Ja ütlesin, et kuidas on? Ta ütles, et ja oligi selge. Eks ju, et vastus on selles, et raske on.
oktoober, november, detsember, tead nagu kõik, kellel õnnestus suvel puhata, praegu nagu väänab viimast välja sealt, eks ju niimoodi. Tõstke, kes saavad aru, millest me räägime. Aga samas vaadake, kui palju on siin õnnelik inimesi, eks ju. Et suurepärane, kes ütled, et mis mõttes? Me ise teeme oma elu, eks ju. Ma olen finantsiliselt vaba, eks ju, ma teen nalja. Et tegelikult ma ka tahaks olla nagu teie, aga näed, töötan siin laval. Nii. Teisel pool on üks asi, mida mitte kellelegi, ja mis on isegi võiks öelda nii, et on inimeseks olemise vastane ennetus. Mida? Tead nagu äris, ennetame midagi või? Ükskõik mis valdkonnas, mis ennetus. Okei, sotsiaaltöö inimesed, nagu te siin olete, loodetavasti paljud. No teil on okei, see on sisse tuubitud, et sellest me peame rääkima, eks ju. Aga inimesed ei ole ennetajad. Inimesed on üldiselt sellised tegelased, et meile, me peame sellega tegelema ja ma arvan, et Ameerika on sellest muide rääkinud ka väga palju just nagu vaimse tervise nagu arengusuundade koha peal ja mulle endale meeldib panna sellest veel sellist nagu fookust juurde, et ma arvan, et see on ka mingisugune uus paradigma tasand, mida me peame ka nagu evolutsiooniliselt saavutama, et me oleksime võimelised ennetama. Ennetama seda, et kui tuleb kriis, siis me oleksime säilenõtkemad. Ehk siis, et see tead nagu see tagasi, kriis tuleb nagu nii mingisugune hetk, erinevad kriisid, aga et me tuleksime tagasi, eks ju. Ja see on see mõte, et me ennetame mingisugust tead nagu raskemat faasi, et kui sa oled kogu aeg, miks pärast ma rääksin sellest suvepuhkusest, eks ju, et kui sa ka terve suvi töötasid niimoodi, et sul üldse puhkamise aega ei olnud, siis sa praegu oled juba, seesama eestlaste lemmiksõna läbipõlemine, eks ju. Et see on nii-öelda käes. Kolleegid vist ennem rääkisid ka siin töötubades ja sellest stressist ja kogu sellest raskustest. Me nendest asjadest praegu ei räägi. Et see mudel on ennetus, säilitamine ja siin ma panin sellise kompleks nagu kategooria, sest et erinevates töötervishoiu, töövaimse heaolu hoidmises on ta erinevad nagu sõnastusega. Et kui me räägime töötervishoiust, siis ta võib-olla on ravi. Kui me räägime psühhoterapeutilisest sekkumisest, siis ta võib olla muutus või teraapia. Kui ta on selline mingisugune isiklik arengukoht või mingi muu sekkumine, siis ta võib olla ka õppimine. Nii, ehk siis, et see on selline progressiivne töö, siin keskel on selline, tead nagu me hoiame kõike paigas ja ennetuses me natukene mõtleme, et paneme paika mingid turvalised padjad, et asjad ei kukuksid. Ja nüüd me vaatame siia, et see vaimne heaolu ja füüsiline heaolu tasandid tegelikult kattuvad säilitamise ennetusega. Ehk siis need inimesed, kes tead nagu, mida öelda, paralleeli, et kes tõstsid ühel pool või teisel pool, aga sisuliselt on ju nii, et vaimne heaolu on siis, kui kõik on sellises, ütleme, meditsiini kontekstis, bioloogia kontekstis niisuguses homostaatilises nullis. Ehk siis kõik on tead nagu okei, et mul ei ole mingisugust suurt stressi praegu, mingi olukord juhtus, ma ei lähe väga endast välja, tead nagu see ressurss on olemas, sest sa oled ennetanud, sul on selline säilitusstabiilsus paigas ja sul on vaimne heaolu. Ja me liigume siin nüüd, eks ju. Päev algas, tulime siia, nägime tuttavaid, tead nagu olime siin rõõmsad niimoodi ja nüüd ja põhimõtteliselt me siin võime ka liikuda sinna poole, et mingisugune hetk, kui stress tõuseb, siis me natukene liigume siia poole, eks mida me vajame. Kas me vajame siis ennetust, kui stress tõuseb? Ei, siis me vajame mingisugust paremat sekkumist, eks ju. Ja siin tulebki siis vaimse tervishoiu ja füüsilise tervishoiu tasand sisse. Niimoodi, et ta pani nad praegu nii siia kokku. Ja kõik need eelmise slaidi organisatsioonid võib siia laiali jaotada. Eks ju, me pärast hakkame mõtlema, et kus kohas on kõige rohkem neid. Aga vaatame korraks nii. Mis siin veel on? Mis siin allapool on? Et Tartu Ülikool siin eelmine aasta vist erinevate spetsialistidega kooskõlas tegi ka sellise, ütleme siis, rakendusuurimuse, kus siis toodi välja termin väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised. Kas keegi sellest uurimisrühmas ka kohal siin ka, et ma
ei tea, okei, keegi ei julge näidata. Et see dokument oli selles mõttes nagu väga inspiratsiooniline, aga ta tõi sellise kategooria siia sisse, mis on jah nagu väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised. See mõte ja paigutasin ta ilusti keskele sellepärast, et enamus inimesi, kes käivad tööl, töö heaolu mõttes, ei vaja psühhiaatrit. Seesama eelmine püramiid, eks ju. Vaadake, kui vähe seda tegelikult nagu vaja on ju. Ja see samas lähedal on kliiniline psühholoogia nii-öelda oma entusiastliku diagnoosimise võimega, eks ju, ja niimoodi. Ja see psühhoteraapia tehnikad, ja kui me vaikselt hakkame liikuma, et psühhoteraapia tehnikaid on ka mitmesuguseid, on natukene rohkem tervishoiu fookusega tehnikaid ja natukene vähem, natukene tead nagu vabama vormiga tehnikaid. Väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised on siis suurem osale populatsioonist, kes mingisugune hetk tunnetab mingisugust isiklikku kriisi. Eks ju, nii. Ja paningi siia samasse psühhiaatria ja kliiniline psühholoogia siia siis äärmusesse, et see on selline ravi juba, tead et see ei ole ju päris nii, et ma tead nagu tunnetan tööl ennast üle pika aja nagu läheb raskeks ja kuidagi suhted lähevad halvaks, et ma kohe lähen psühhiaatri juurde. No samas, kui mul informatsioon ei ole, siis ma võib-olla lähen ka, sest väga palju inimesi ikkagi siiamaani ajavad ju segamini selles mõttes, et psühholoogia, psühhiaatria, psühhoteraapia, neid terminid on ju väga palju, eks ju niimoodi. Vot, nii et ma panin selle küsimusmärgi sinna, et kes siin märkavad seda halli väikest ruudustikku, et ta paikneb väheintensiivsed psühholoogilised sekkumised, siis nagu paiknevad küll keskel, ehk siis nad tegelevad säilitamisega. Aga nad tegelevad ka raviga ja muutusega natukene. Ta ulatub siiani välja. See tähendab seda, et nüüd me räägime erinevatest nagu spetsialistide võimekusest. Ja see on mul keegi just küsis enne tänast esinemist siin, et mis on su sõnum, Erik? Kunagi Voldemar Kolga, minu üks psühholoogi õppejõud, samamoodi rääkis sellise tonaalsusega, mis on su sõnum? Niimoodi tuleb mul praegu meelde siin samas saalis. Mu sõnum on see, et me oleme praegu siin saalis ja vaatame seda pilti, mis on nagu mõne jaoks nagu selline tuttav, nagu jah, siia asjad paigutuvad, see on segamini, tead, nagu me vaatame seda pilti, mis on eelmine, mis on väga palju erinevaid teenuseid, just kui kuskile midagi mahub, mõnedel on see teenuse ampluaa suurem, eks ju, niimoodi. Ja me räägime sellest siin Eestis kuidagi, see on meie teema. Mul õnnestus käia siin paar nädalat tagasi Taanis ja Taani psühhosotsiaalse ühe kompetentsikeskusega nagu suhelda ja enne imet. Nemad räägivad muudest teemadest. Et nendel on ka need samad issued, nagu need sama mapping, see sama, kes kus on, kes mida teeb, aga nende põhiline teema ei ole see. Nende põhiline teema on rääkida, kes konkreetselt teeb ja selle sekkuja, selle individuaalse sekkuja kvaliteet. Ja siis mul tuli meelde, et ma kuulsin seda Taanis aastal 2011, kui ma oma doktorikooliga kunagi käisime Tallinna Ülikooli Ühiskondteaduste Instituudi sotsiaaltööbloki doktorikoolid käisime Aalborgi ülikoolis ja juba siis räägiti sellest. Ehk siis, et see ei ole mingisugune nagu uus tõde, et Eesti tahab olla Skandinaavia moodi. Aga me oleme need, kes me oleme. Ühe selguse lõi mulle kunagi selle kohta, ma ütlen, ma olen vana Eesti vanglasüsteemi inimene ja olnudki Tallinna vanglase direktor mitmeid aastaid. Ja tol ajal ma käisin ühel ka nagu Skandinaavia ülesel konverentsil ja ma rääkisin ühe Norra vangla direktoriga. Ja tema ütles mulle niimoodi, et ma küsisin ta käest. Ma ütlesin, et vaata, meil on siin suured vanglad, eks ju, samamoodi nagu Ameerikas ja Venemaal. Et teil on ju väiksed vanglad. Kuidas te arenesite nii kaugele, et teil on nagu sellised eksklusiivsed väiksed vanglad, teil on see naftaraha, eks ju, teil on ühe kinnipeetava kohta on 3 töötajat. Meil on nagu 5 korda vastupidi, eks ju, kes on kursis.
kuidas nii oli? Ja siis ta ütles mulle, et Erik, aga sa meie ajalugu tead üldse või? No ma ütlesin, et ma olen Viikingite seriaali vaadanud. On ju. No ma ütlesin, et väga hea, et kogu ajalugu on seal kirjas. Seal Viikingite seriaalis on ka näha, et meil on läbi aegade see viikingite kultuur aastatuhandeid olnud selliselt, et kui meil tekib õigusrikkuja, siis me ei saada teda oma külast välja, vaid meil on külas sees olemas nagu majad, kus me nagu karistame neid ja hoiame neid nagu vangis. Ja sama kultuur on läinud edasi. Meil pole mitte kunagi olnud suuri vanglaid. Meil on kogu aeg, isegi enne naftat, olnud väiksed vanglad. Et see ei ole seal, see on kultuuriline teema. Eks ju. No, et see oli nagu selline nagu pilt, et minule isiklikult meeldib rääkida ka ükskõik mis eriala kontekstis selle eriala inimese personaalsest võimekusest olla selle eriala inimesena nii hea, kui ta saab olla. See on ülimalt kriitiline teema Eestis. See on ülimalt kriitiline teema. Ma räägin seda praegu teile julgelt, sellepärast, et ma loodan, et siin on grupis on vähe psühholooge. Siis ma peaksin rääkima seda oma kolleegide seas. Oi, te ei kujuta ette, mis juba keegi tõuseks püsti ja läheks välja saalist. Et mida sa räägid siin, Erik? Eks ju. Sotsiaaltöö valdkond on selles mõttes nagu julgem distsipliin olla vabam ja vaadata ja uurida ja nagu minu teine doktorijuhendaja professor Airi Värnik on kunagi öelnud väga ilusti ja mind inspireerivalt, et teaduse areng toimub alati teaduse piirimail. Ja mulle meeldib, et siin on inimesed, kes on sarnase mõtlemisviisiga. Ehk siis me oleme huvitatud, me nagu üles inglise keeles curious. Kuidas curious eesti keeles on? Ljubapõtnõi, jah, eks ju. Ljubapõtnõi on eesti keeles. Eks ju. Uudisimulik. Vaata, kui sa teed liiga palju Ukraina gruppe, siis enam eesti keelt ei oska. Vot. Ja me teeme seda tööd, me töötame nende abivajajatega ja siis me näeme, et mis siis töötab. Mul siin kõrval just tegi vist kolleeg Liisa Paabel tegi ennem just ka nagu psühhosotsiaalse heaolu töötuba. Töötab see inimene. Töötab see inimene, kes töötab. See ei ole see tehnika. Ja see on see, millest Skandinaavia räägib juba üle 10 aasta. Ja meil Eestis jällegi kultuuriline erinevus, võib-olla vajadus ja võib-olla tead nagu peabki nii olema. Me räägime ülimalt kaua, me räägime protokollist. Me räägime raamist. Me räägime distsipliinist. Me räägime igasugustest kastidest. Tead nagu, et millises kastis oled sina, eks ju. See, mis ma panin siia ette, on selline psühholoogia, väike selline nagu duaalsuse pilt. Sõbrad, see ei ole ainult Skandinaavia, kes räägib sellest. Sellest räägib ikkagi selline muutusele orienteeritud professionaalne seltskond. Me räägime sellest, et inimene, kui sa oled sellises psühhosotsiaalses abis, töö, heaolus, siis loomulikult me võime, siin on ka varem räägitud, eks ju, keskkonnafaktoritest, igasugustest juhtimisteemadest ja coachimistest ja kõigest. Aga kui sul ikkagi tuleb kriis ja sa vajad abi, siis sa saad ikkagi seda tuge kõige paremini ikkagi selle inimese käest, kes sulle sobib. Ma ise olen seda nimetanud selliseks nagu professionaalse kas terapeudi või sekkuja amplituudiks. Mida sama asi on ka vanglasüsteemis kontaktisikutel. Et me vaatame, milline on sinu nagu selline spekter ulatus kontaktiks. Et kui me vaatame praegu üksteisele otsa, eks ju, siin mõned inimesed ka, kui ma vaatan teile otsa, te pöörate silmad ära, eks ju, kohe. Eks selline ebameeldiv tüüp vaatab otsa, eks ju, siit niimoodi. No mul on palju ebameeldivam, selles mõttes, kui te pöörate silmad ära ausalt öeldes. Aga õnneks teid on 3. Eks ju. Te teate küll väga hästi, kes te olete. Aga las ta jääb. See mõte on selles, sõbrad, et mitte kõik inimesed tead nagu ei ole saanud või tead nagu arenenud või iseendas arendanud neid tead nagu sellist sooja võimekust suhelda teistega. Ja suhelda teistega vabalt, ilma mingi hirmuta, ilma kriitikata ja kerge sellise, tead nagu, ma ei taha öelda banaalselt, aga siiski ligimise armastusega.
eks ju, et ta on ka inimene, tal on ka oma mured ja oma probleemid ja ma vaatan teda ja mul oli ma tegin eelmine nädal ühte koolitust ühele kindlustusettevõttele, ka on vaikselt tulemas meie nii-öelda kliendiks ja seal oli üks personaliosakonna juhataja ja see oli kriisikoolitus, me rääkisime kriisipsühholoogilisest igasugustes faasides, kus inimene läbi leina läheb ja loomulikult hakkasid seal mingi grupp hakkas nutma mingi hetk, kui me räägime väga intensiivsest psühholoogilisest traumakaotusest läbi ajaloo. Ja siis me rääkisime ka positiivsest, et nagu eustressi kriisis, kus sul on kõik õnnelik, eks ju. Ja siis ta rääkis, et mul on nii hea, üks noor naisterahvast rääkis sellest, nii siiralt kui võimalik, kuidas ta just suvel abiellus ja tal on imeline suhe ja me käime koos jalutamas ja nagu see kõik oli nii imeline ja ma ütlesin, et seda on nii hea kuulda, et enamus meist ei koge seda kunagi. Tead nagu, et kahjuks nii on. Ja ma ütlesin, aga märkad sa seda, oled sa märganud, et kui sa räägid seda paljudele kolleegidele, siis mõned vaatavad siin niimoodi. Kas just kõik läheb mööda? Aga ka see punt on seal sees. Aga seal on ka see, et nojah. Siin on nüüd mitmeid nojahhe, eks ju. Mis siin võivad olla need nojahid? Valetad, absoluutselt. Ja nagu mõnusalt valetab nagu siin kõigi ees. Ma tean väga hästi, et see ei ole võimalik, eks ju. Nii, armastust ei ole üldse olemas. Nii, mis veel? Kadedus. Ja muide kadeduse, seal on mitmeid levelid, eks ju, see on ka see, et sa ei vääri seda. Mina väärin seda. Vaata mind, eks ju, vaata mind, ma olen pingutanud siin niimoodi ja mina väärin seda rohkem kui sina. Eks ju. Et ühesõnaga, millest me räägime? Kas me räägime psühhoteraapiast või? Ei, me räägime sellest inimlikust kontaktist praegu, sõbrad. Me räägime sellest, mis meil natukene on mõnel rohkem, mõnel vähem olemas ja meie keskkond, meie pered, meie liivakast on seda natukene arendanud erinevat moodi. Ma loodan muide, ja ma ütlen teda ausalt, et sotsiaaltöö valdkonnas ma olen seda tegelikult näinud rohkem kui muudes valdkondades. Tõstke käed ikkagi üles need psühholoogid, kes te olete siin kohal. Tõstke käed üles, ma tahan näha, kus te olete. Psühholoogid, palun julgelt kuulge. Õnnestus. Mul on õnnestunud ennast töötada üles niimoodi, et nad enam ei tule siia. Väga hea. Väiksed töövõidud. Ma käisin eelmisel aastal, ma ikkagi käid ennast harimas, igalühel on oma superviisor. Mu superviisor on Ameerikas, jaks juhuks õnneks. Et käisin Eestis siis ühe teraapia koolitusel, EMDR-teraapia, teine tase koolitus, natukene nagu sellist skillseti saada juurde. Oi, te kujuta ette, kui ma sinna saali läksin sisse, see oli teine tunne, kui siin olla teiega koos. Ei ole külmemat gruppi kui psühholoogid. Tead nagu ses mõttes, et sa lähed sinna sisse ja lõikab see külmust, et nagu niimoodi. Õnneks ma kedagi ei tundnud. Ja ma lootsin, et keegi ei tunne mind ka. Aga ma võin alati eksida siin. Et ühesõnaga, et ma räägin seda, et sõbrad, see ei ole eriala, millest me räägime. See ei ole see protokoll. See ei ole see CV nendest koolitustest, mida sa kõik oled läbinud. See on väärtuslik. Ja see haridus, mille peale sa ehitad, kõik on üliväärtuslik, aga sealt peab tulema välja see inimene, kes teeb sellest, mida sa oled õppinud. Selle, mida sa saad sellest teha, ta on alati sinu oma. Ütlen teile välja, et mul on psühholoogidest sõpru. Ma sain ühe oma kursavennaga kokku, kes on 20+ aastat õppinud psühhoanalüüsi. Ma nime ei ütle välja. 20+. Psühhoanalüüs on nagu kolossaalse sellise nagu ajaga, sa pead seda ülikaua õppima ja õpid seda kuskil Soomes või kuskil niimoodi. Ja ma istusin aga koos, alguses oli tead, nagu pole näinud 25 aastat, rääksime niimoodi rahulikult, et juttu, alguses ta nagu skännis mind ka, et kus ma olen ja kes ma olen, tead niimoodi. Sest mina tahtsin küsimustega minna kohe sinna sisse niimoodi, ma tahtsin. Ja ma alguses natuke hoidsin tagasi, panin klassikat, tead nagu kognitiivne käitumusteraapia ikka. Eks siin on erinevaid nagu selliseid poststrukturaalseid süsteeme ja tead nagu siin,
No sa pead rääkima natukene mingit keerukat juttu ikkagi sinna, eks ju. No ma tegin siin paralleelanalüüsi ühel uurimusel ja nägime, et seal on see faktoranalüüs natuke näitas nagu 2,5 laiali, et siis me nagu tõmbasin, ühesõnaga, okei, nagu levelit saime kätte, selge, me võime rääkida sellest. Ja siis ma, Estelle, tervist, vaata, millised inimesed on kohal. Ja siis ma küsisin ta käest. Ma küsisin, et kuule, psühhanalüütik, kuidas siis sul selle enda arusaamaga sellest on, et kuidas sa oma ise ennast sinna sellesse tehnikatesse paned, sellesse protokolli. Tead nagu protokolli, me teeme asju nii, me teeme asju nii. Tähendab protokolli mõistatakse ju. Oi, ta oli tõrges kohe. No mis oligi, tead nagu see distsipliin on ikkagi nagu ette antud, siin on erinevad nagu raamid, et mida seal nagu Freud ja Erikson ja on nagu uued tegijad on välja toonud. Oled sa lugenud neid raamatuid? Tead, nagu mõtlesin, et neid uusi ei ole lugenud. Mõtlesin, aga ikkagi, et kas sa ise nagu improviseerid juba või? Siin kedagi ei ole, me olime Aditsele Kadriora kontori suure saalis, kedagi polnud, vaatas ringi võraks niimoodi. No ütlesid, et natuke ikka. Tead nagu, et eks siis see inimene hakkas tulema välja sealt seest. Seda ma ütlesin, et natuke kõige, siis ma ütlesin ka, et et ma teen ka siin niimoodi. Retsiprooksust, eks siis et kui sa ise näitad, siis ta näitab ka tema ka sulle. Ma rääksin ka, et kuule, ma siin panen ikka täiega. Ma vaatan, eks ju, vaatan inimest, hakkame käitumuslikult pihta. Siis ma vaatan, et okei, siin on all ei ole mitte depressioon, vaid isiksuse häire. Okei, võtame siis selle välja ja siis hakkame modelleerima. Äkki ma panen teile natukene mingisugust koduülesannet KKT-st. Siis ma samas, kuna ta on väga sensitiivne, siis ma ikkagi kogu selle paketeerin sellisesse humanistlikusse raami ja ma olen taga koos seal nagu täielikult ja ma ei pushi teda liiga palju, siis ma näen, et ta seda tegelikult ei taha muuta, tahab juua veini. Mul oli eile klient, kes ütles mulle niimoodi, kas ma võin juua veini, palun? Ja ma ütlesin, aga kui tihti sa veini jood? Eks, päriselt niimoodi ja ta ütles, et ta viimasel ajal eriti väga tihti ei joo, et ütles, et ma teen 10-päevased pause. Ta ütles, aga kui ma joon palju. Ma ütlesin, väga hea, et sa teed pause. Tead nagu, et ma ütlesin, et kuule, pane edasi, selleks sanaks jätame kõrvale, eks samal ajal, kui sa võtad seda veini, ära sanaksid võtta, aga 10-päevased pausika jäta alles, eks ju kindlasti. Lihtsalt utreering keegi jälle ütles, et Erik, nii ei tohi öelda, protokolli luba. Sa ei olnud minuga koos seal. Sa ei näinud seda kõike, mida ma tegelikult nägin, mida tal oli vaja. Kus ta oli, ega see ei olnud nagu järgmise poole aasta retsept. See oli see, mida me teeme 2 nädalat. Pärast me teeme midagi muud, me vaatame, kuidas ta liigub, kuidas ta areneb, eks siis me käime selle kliendiga kaasa. Ja nüüd, kui sul ei ole seda materjali, kui sul pole seda tagavara, neid samu erinevaid teraapiatehnikaid, mõistmist psühholoogiast, mõistmist kogu sellest, mida 20. sajand ja 19. sajandi lõpp meil andis, siis sa oled natukene mures, eks ju. Siis võib-olla sa hakkad nagu, et otsime kuskilt ka mingisugust et aurat, et seal on meil mingi kristallid on vaja sisse tuua, eks ju. Meie räägime praegu siin saalis tõenduspõhiste tehnikate läbi segi kasutamisest. Inimese kesksest lähenemisest. Sellest räägib ammu kogu Skandinaavia. Meil on natukene nagu probleem sellega veel praegu. See on mu sõnum teile. Nüüd teeme siia, kuna see on töötuba, siis me teeme ühe väikse harjutuse. Ma vaatan, et siin on nagu üksik indiviid istujaid ka, eks ju, kaasas. Aga ma tahan teiega teha ühe harjutuse, ma panin selle endale siia kirja ja teeme selle korraks tegelikult individuaalselt. Teeme niimoodi, et kõik need pildid on mulle ChatGPT teinud. Et ma ütlen kohe ära, et ChatGPT joonistab pilte juba, eks ju. Et me teeme üks väikse, mida öeldakse nagu psühhiaatrias või ütleme siis psühhanalüütikas introspektsiooniks, et vaatame enda sisse. Et Margus, aga sa võid pärast seda teha. Margus? Aga okei. Jah, et mõte on selles, et ma tahan, et ärme tee paariga, teeme indiviidile, ise endale. Me tahaksime, et sa nüüd praegu nagu võtaksid sellise ise endaga nüüd rahuliku kontakti, vaata enda ette ära üldse inimestega nagu suhtlev. Ja natukene hakkame manama enda ette seda, et mul on väga raske ikkagi 3 kuud praegu olnud või siis väiksem periood või suurem. Ma andsin siia ette mõned teemad. Töökoormus,
sügisel tohutu, asjad kuhjuvad, pere liiga haigestub raskelt, juhtub midagi. Ja isegi kui teil ei ole niimoodi juhtunud, te võite nagu mõelda, mis on, kui oleks. Nagu käivitame selle ärevuse fooni ka ikkagi, eks ju, sügisel. Nii, tööl märkad juhipoolset ignoreerimist, kuidagi tead, nagu raha ei ole piisavalt, elukaaslane toetab sind sellega, et õpetab sind, milliseid otsuseid teha, käib närvidele, eks ju, lihtsalt öeldes. Lastel on koolis raskusi või konflikte, eks ju, ja too nüüd veel oma mingit pinget, eks ju, siia sisse korraks. Ma tahan, et sa natukene viiksid endast sellisest tead nagu suutskaalal, ehk siis subjective unit of distressis 0-10, 10 on väga hea, 0 on halb. Et me tooksime siin niimoodi, et me oleme negatiivsest niimoodi, ütleme kuskil pool, me ei tunneks ennast hästi. Ja mu küsimus ongi siin teile see, et kui me nüüd oleme siin iseendaga koos selles mures ja kes on võimelised muga kaasa korra tulema niisuguse leidma seda vastikut nagu kohta. Et kellega mul oleks praegu hea rääkida sellest? Millise inimesega? Milline ta on? Äkki mul on tutvusringkonnas selline inimene juba olemas? Äkki ma saaksin kellega helistada? Äkki ma helistangi tavaliselt, kui mul on raske nagu sellele inimesele? Milline ta on? Mis tema suhtluses või tema kontaktis minuga on sellist, et miks just tema on see õige inimene, kellega rääkida sel raskel hetkel? Mis seal on? Visake mulle. Milline ta on? Ta ei anna hinnanguid, rahulik. Mis veel? Jaa, turvaline. Ta tekitab minust tunde nagu, et on turvaline. Mis veel? Jumal tänatud. Ei püüa aidata. Mis veel? Ja nüüd me juba lähme isiklikuks, vaata, et sinul on seda vaja, sul töötab see, teistel ei tööta. Et nüüd ta hakkab võtma joont, sõbrad, ta on meile erinev. Üks ja sama psühholoog, üks ja sama, ükskõik mis esindaja siin oleks, ta ei sobi kõigile. Meil on erinevad amplituudid, kellele me sobime. Mõned tüübid, nad natuuriga inimesed, sobivad paljudele. Mõned sobivad vähestele. Ja see ei ole see, et ma tahan õppida psühholoogiat, mis teeb minust hea psühholoogi. Ei. See on mingisugune nagu kaasa antud materjal. Ma ei ole tahtnud teha psühholoogiat, ta kutsub mind ise tagasi kogu enda juurde. Ja see inimene minu jaoks on, mul on üks sõber, kes kuidagi oskab mulle öelda viimasel ajal seda, mida ma tahan kuulda. Aga las ütleb, eks ju. See on vaata, kui hea, keegi teab, mida sa tahad kuulda. Mis ta mulle ütleb siis? Eerik, sõida rahulikult. Ära kiirusta. Ta ütleb mulle lõuna ajal, ütleb mulle, et Eerik, ära söö nii kiiresti. Naudi. Täpselt niimoodi ütlebki. Jaa. See on mõnus selline, tead nagu ligime see armastus, eks ju, mis seal on kaasas selles mõttes. On ju. Ma olen väga õnnelik, et mul see sõber tekkis, ta ei ole üldse mul pikalt olnud, ta on kuskil 5 aastat, ta ise tuli mu ellu. Et ta ütles, et tal on vaja mind, aga ma ütlen, et mul on vaja teda. Uskumatu. See ei ole alati psühholoog, see ei ole alati spetsialist, see on inimene, keda me tahame. Ja kui me otsime õiget spetsialisti, siis ideaalne spetsialist on ikkagi mitmekülgne ja laia ampluaaga ja me peame endale sobiva leidma. Ärme jää, tead nagu nime järgi, tead nagu lihtsalt vaatame tervistrendist, et arstidega, ma võiksin teile rääkida lugusid arstidest, kus ma lähen arsti juurde, vaatan niimoodi. Nagu mõlemad pidi. Ühte pidi, et oh my god, see on ebanormaalne inimene. Ja teiselt pool, et issand, milline ingel. Aga need ingli variant on vähem kahjuks Eestis. Kogu see pluralistlik lähenemine on selline, nagu selline suure suuna fookus. See teema, selle teemal on tohutult selliste just nagu psühhoterapeutilise uurimuse teaduspõhisust. Olulisem, kuni 50% mõjutab kliendiga kontakt, mitte
protokoll. Protokoll on kuni 20% efektiivsusest. Eestlased, me peame hakkama tõstma pead välja sealt seest. Kuigi me oleme suurte vanglate inimesed, me võiksime selle väärtuse nagu vaadata oma Skandinaavia vendade õdede poolt. Ja veel inspiratsiooniks teile kõrvale, et jällegi need pildid tulevad ChatGPT poolt. Ma ei ole süüdi, et nad on kõik sellised, natukene sellised soojad. Mul alati, kuidagi ma ise endale rõhutan kogu aeg seda, et tervishoid, meditsiin, me peame aru saama, mis asi see tegelikult on. Ta on selline lühiajaline sekkumine, mis aitab meie kehal ennast parandada. Ja kui me räägime sellest samast naturast, sellest samast loodusest, looduse all me ei mõtle antud juhul koske, me mõtleme meie enda keha võimet ennast parandada. Ja me peame seda oma kehale andma. Eks ju, sest läbi une, läbi kõik nende tervisevitamiinide, millest peaasi räägib, anname seda. Ja kui me ei oska, siis leiame endale õige mõnusa psühholoogi ja ta aitab meil seda teha. Aitäh teile kõigile minu poolt. Veel on aega -1,50 küsimusteks. Kas keegi tahab midagi kommenteerida, mingi repliiki hüüda? Kas keegi ütleb jah? Jah. Kas keegi ütleb jah, Erik, ma olen sinuga nõus? Aitäh teile. Super.